Agne sai Elena kirja keset vaikset päeva. Ta istus köögilaua ääres, aurav kohvitass kõrval, kui märkas ümbriku tuttava käekirjaga. Elena oli ootamatult sõitnud Taani koolitusele ja palus Agnel enda kodul silma peal hoida ning hoolitseda ka Cecily eest. Ta usaldab sind sama palju kui mina, oli kirjas. Agne ei kõhelnud. Ta sõitis kohe Elena majja. Ukse avades nägi ta diivanil kerra tõmbunud Cecilyt sügavalt magamas. Agne muigas ja hüüatas, lapsehoidja saabus. Cecil võpatas ja veeres ehmatusega diivanilt maha. Oh, püha müristus, sina või? Järgmisel päeval läks Cecil seenele. Kui päike loojus ja tüdrukut polnud, helistas Agne hädaabisse. Metsas algasid ulatuslikud otsingud. Pimeduse saabudes leiti maast Cecily telefon. Samal ajal istus Cecil vana mõisavareme juures eksinuna. Tema juurde astus vana naine, Matilda. Sellepärast see mets mehi täis ongi, ütles ta leebelt. Cecil kargas ehmatusest püsti. Oh, sa kura, mida sa ehmatad niimoodi? Nüüd on mul küll püksis rohkem kui kõhus. Koos tulid nad metsast välja, vastu tulid otsijad ja lõpuks ka Agne. Nad kallistasid. Mul oli nii hirm, mis näoga ma oleks Elenale otsa vaadanud, sosistas Agne. Paar päeva hiljem käisid Agne ja Cecil poes. Seal kohtasid nad Silviat, kes teatas särasilmil. Agne, ma ootan last. See on Hanno oma. Agne tardus. Väljudes märkasid nad poe ees hõbedast BMW-d. Hanno oli seal. Silvia jooksis kohe tema poole. Mind otsisid taga 10 mehed, sosistas Cecil muigega, aga üks naine siin ei saa ühe mehe tähelepanugi. Agne noogutas. Selles osas olen ma sinuga täiesti nõus. Sama päeva õhtul viis Hanno Agne enda uude majja. Mõne aja pärast ilmus ka Silvia kohale ja korraldas seal kõva skandaali. Kui ta lõpuks lahkus, ütles Hanno, ma saadan su koju. Mu auto on Elena hoovis. Jalutades läbi hämara metsatuka, lisas ta muiates, kui ma sind praegu saatma ei hakka, eksid ka veel metsa ära nagu Cecil. Agne muigas. Kui sa mind oleksid seenele saatnud, siis eksiksin vist jah. Hiljem kodus Elena köögis valmistasid Agne ja Cecil võileibu. Nad rääkisid kõigest, mis juhtus. Silvia oli Agnet räigelt nimetanud. Cecil ütles lihtsalt, kui keegi siin kerglaste kommetega on, siis see on tema ise. Mõned päevad hiljem tuli uksele Alex, mees, kes algul väitis, et otsib Agnet. Kuid uksele läks hoopis Cecil ja hetkega said mõlemad aru, et see pole lihtsalt juhus. Nad tundsid teineteist minevikust. Vaikne vestlus köögilauas tõi pinnale vanad mälestused. Aastaid tagasi oli nende ühine sõit lõppenud avariiga. Cecilil katkes selle tõttu rasedus. Mõlemad vaatasid korraks kõrvale, ent ei hoidnud pisaraid tagasi. See kohtumine oli ootamatu, aga mingil kummalisel moel ka vajalik. Järgmisel päeval korjasid Agne ja Cecil aias õunu ning küpsetasid koos õunakooki. Päike vilksatas läbi pilvede, köögis levis kaneeline aroom ja vaikus oli mõnus. Just siis, kui tundus, et kõik on taas rahulik, helistas Agne telefon. Helistas Elena. Kas kõik on korras? Agne vaikis hetke. Jaa, kõik on hästi, aga Elena ei uskunud seda kohe. Ma lugesin uudist. Metsas eksis keegi ära. See oli ju Cecil. Agne ohkas. Jah, oli küll. Ma ei tahtnud sind muretsema panna. Mõni aeg hiljem, kui Agne end õhtul diivanile sättis, torkas talle ninna kummaline lõhn. Ta pistis käepadja vahele ja tõmbas sealt välja määrdunud soki ja banaanikoored. Cecil, tule siia! Hüüdis ta. Tüdruk ilmus naerul näoga. Ah, see banaan oli hea ja sokk, kadus ära. Hommikul, kui Cecil veel magas, valmistas Agne köögis kohvi. Vaikselt laulis ta endamisi üht vana viisijuppi. Cecil ilmus uksele ja jäi kuulama. Agne, ma arvasin, et raadio mängib. Sul on tõesti ilus hääl. Ta elavnes silmapilkselt. Me peame sulle stuudio leidma. Paari tunni pärast oligi stuudio broneeritud. Agne ohkas, aga nõustus. Ta leidis päevikust ühe vana luuletuse. Sellest sai laul. Stuudios seisis Agne mikrofoni ees. Tema hääl täitis ruumi. Kairi helipuldis ja produtsent Mikk vahetasid pilke. Cecil, sa tõid ta siia, ütles Mikk hiljem. See laul on midagi erilist. Kui lindistus lõppes, kallistas Cecil Agnet mikrofoni ees. Vaikus laskus nende vahele. Aga selles vaikuses oli midagi uut. Midagi, mis alles algas.